tulles nüüd selle juurde, mis siit te loete, siis see tähendab seda, see tähendab otseselt seda, et Eestis tuleb varsti sõda ja ma isegi ei aja sitta. Sa ei tea, mis koht Eesti ongi ja sulle öeldakse, et mine vabasta Eesti. Kas sa oled, et ahah, selge, ma nüüd olen kuradi oma riigi eest väljas ja ma nüüd vähem vabastan Eesti. Hea õnnega, me kukume nädalaga. Ma kardan, ma reaalselt kardan. Ma ei kujuta ette ka, türa, mida vittu me teeme nagu. Jaa, ma lähen sõtta, ma pean minema, türa, ma olen sõjaaja ohvitser, aga ma päriselt ka kardan nagu. Mida vittu saab? Nüüd räägime nendest lennukeeldudest. Mida lennukeelud tähendavad? Me ütleme suurele Venemaale, et ei tohi üle Eesti lennata. Te arvate, et Venemaad kotib või ei koti? Kas te arvate, et kui ta lendab üle Poola, kas Venemaad kotib? Räägime korra sellest. Ma lihtsalt tahan nagu näha, milline see meelsus on ja kui paljud nagu saavad päriselt aru, mis toimub. Venemaad ei koti. Esialgu küll. Miks neid peaks kottib? Saate aru, et kui mõni riik paneb peale lennukeelu, näilise lennukeelu, siis mida see tähendab, on see, et Venemaale öeldakse, et te ei tohi lennata, aga saad aru, et kui nüüd Eestist startivad sõjalennukid, lasevad selle Vene lennuki alla, te saate aru, et see tähendab automaatselt sõda. See tähendab automaatselt sõda ja sealt tulenevalt venelasi ei kotigi. Me võime öelda, et te ei tohi lennata, aga neid ei koti. Miks neid peaks kottima? Saad aru, et meie käed on kinni, me ei saa midagi teha. Nad on varemgi oma õhupiire rikkunud, ei, on tõesti. Kui mina käisin ajateenistuses, siis meil käis õhutõrje mingisugune spetsialist, ma tõesti ei mäleta ta nime, käis rääkimas, et venelased rikuvad Eesti lennupiiri või õhupiiri või mis iganes see on igapäevaselt. See, mis praegu toimub, see on lihtsalt sisuliselt see on üks propaganda mingisugustest nagu mingi lisadest nagu. Ega selles suhtes, et kui Vene lennuk, sõjalennuk lendab üle Saksamaa, siis keegi ei lase teda alla, sest kui Saksamaa laseb ta alla, siis Saksamaal on sõda Venemaaga, saate aru? Et nagu see on lihtsalt näiline ja siuke nagu sisuliselt mingi suunav teema, et noh, see ei ole nagu mingisugune näitaja tegelikult. Türgi juurde tulles korra, Türgi ja Venemaa on olnud, noh, ei saa öelda, et sõjas, aga Türgi ja Venemaa need on kaks riiki, mis on kogu aeg üksteisega nussinud. Ja ma ei tea, kas see vastab tõele, et mingid türklased lasid mingisuguse lennuki alla või mitte. Ma tõesti ei tea. Minu meelest see lennuki alla laskmine oli mingi 10 aastat tagasi. 615 est viskas üksi subi. Kas see nüüd juhtus nüüd ka uuesti, kus türklased lasid Vene lennuki alla? Ma tõesti ei tea, mul ei ole seda infot, aga ma tean, et türklased lasid Vene sõjalennuki alla juba mingi circa 10 aastat tagasi. Ja see oli mingi hullu uudis kuskil ja mingi ilge teema, kus üksteisele jälle määrati mingisuguseid sanktsioone ja mingi ilge teema oli sellega, aga minu meelest see on vana teema. Nüüd, nagu ma enne ütlesin, siis või tõin selle välja, et miks, et see Venemaa ja Hiina on nagu mingi koos ja mis iganes. Ja okei, võib-olla ma eeldan, et seda tehakse kuskilt laua alt. Ja tulles nüüd selle juurde, et ma ütlesin, et mingi Vene need suured sõjalaevad on Hiina ja Taiwani vahel ongi selle jaoks, et sisuliselt kui USA liigutab oma sõjalaevad siia kuskile kuradi, ma ei tea kuhu, kuskile Aafrika poole või kuskile kuradi nii-öelda Läänemere poole, siis sisuliselt Hiinal on vaba voli teha seal, mis iganes ta tahab. Soome hukule määratada. Soomlased ei, vaata, ma ütlen ausalt, kui meie elaksime Soomes, kui me oleks soomlased, ma ei mauraksin praegu seda sõja mingit teemat, nagu reaalselt. Ei võetud vastu, vaid avaldus võeti vastu. Okei, my bad.
sisuliselt Soome-Venemaa piir. Soome-Venemaa piir on mingi fucking Soomaa. See on mingi fucking Soomaa, türa, need mingid kuradi, nagu see Venemaal on mingi putt siis see teema seal. VB2 näitas, kui sitt Soome maa on. No ma räägin, nagu, ma ei tea, sommidel nagu on nagu korduvalt kergem kui eestlastelt puhtalt tänu sellele, et milline nende geograafiline asukoht on. Nagu. Saad aru, kui me võtame Eesti kaardi, noh, te olete kindlasti mõelnud ja vaatanud, me tegime isegi kaitseväes, tegime harjutusi, kui ma ohvitseriks õppisin, sõjaohvitseriks. Siis, et mis arvatav nii-öelda ründe, mis oleks arvatavad Venemaa ründepunktid. Nagu saate aru, et Tartu on siin. Siin kohas on Tartu, Narva on siin ja Petseri on siin. Saad aru, et Tartu piiratakse Insta ümber. Tallinn on ainuke, kellel on võimalik koos Pärnuga midagi teha. Tartu kukub Insta, saate aru, et Narvast Tartu ja kuradi Petserist Tartu on, see on kiviviske kaugus. Samamoodi on Narvast Tallinnasse 200 kilti. See on kiviviske kaugus kõik. Miks täpselt sama asi, mis juhtus Ukrainas, võib meil juhtuda? Ma eeldan, et kõik teavad, sest ma eeldan, et koolis, kui te käisite, teil oli ühiskonnatund, teil oli ajalootund ja nii edasi. Sisuliselt, mis toimus ju Krimmis, oli see, et Krimmis olid elavad venelased. Täpselt sama asi toimub ju Narvas. Eestis elab, ma nüüd võin arvudega eksida, aga minu teada 80 000 venelast. Nagu vene rahvusest kodanikku. 80 000. Nüüd, kui riik või kes iganes, sisuliselt ma kujutan ette, et peale Ukraina teemat piisab kas või sellest, et keegi annab mingile venkule peksa, teeb filmi või video sellest ja see jõuab kuskile Vene meediasse, siis see on sisuliselt juba automaatne mingisugune kuradi propagandamasin, mis tõmmatakse käima, et Eestis vihatakse venelasi, pekstakse, tapetakse neid ja Venemaa peab tulema appi neid kaitsma. Vene passi omanikke on 80 000. No, see on siis hetkel see, mis toimub. Ma eeldan, et siin ei ole mingi, türa, siin on veits kahtlane raisk. Türa küll, ma pean kõiki neid videoid mingi, okei, algus on safe. Ühesõnaga, see on see, mis toimub Kiievi ees. See on see, mis toimub Kiievi ja Valgevene vahel. Need on Vene kolonnid. Vaadake, palju neid masinaid on. Experts say the convoy is 60 kilometers in length. Saate aru, 60 kilti on täis masinaid ja saate aru, et need masinad, mis näiteks siin pildil on, need on tagalamasinad või siis meeste masinad, 2 varianti. Ma ei näe väga palju siin nagu sõjamasinaid, ma ütlen ausalt, ma praegu ei näe. Võib-olla kui kvaliteet oleks parem, siis võib-olla näeksin. Aga nagu saate aru, et siin on 2 varianti, kas need on tagalamasinad või siis need on masinad, mis on täis mehi. Ühe jao jaoks on üldiselt 1 masin. Seal võib olla ka rohkem mehi sees. Saate aru, et see ei ole mingisugune 2000 meest, see on mingi, ma ei kujuta ette, see on mingi vähemalt 10 000 meest, kui mitte rohkem, kes hetkel on valmis Kiievisse sisenema. Miks nad seal seisavad ja ootavad? Arvatavasti ootavadki veel eraldi mingeid tagala asju ja siis saadavadki mehed ees ja tagala tuleb tagant järgi. Masinad oma pead ilma kütuseta ei sõida. Õige väide, ma olen selle poolt. See on loogiline, aga see on hirmus. See on tegelikult hirmus. 10 000, ma saan aru, et umbes 60 000, et 1 kilomeetri peal on 1000 inimest. Ma tõesti ei oska öelda, aga mina ütlen silmaga vaadates seda, ma ütlen, et siin on vähemalt 10 000 inimest. Ma ei tea, palju siin inimesi nendes masinates on, kas seal üldse on inimesi või see on mingisugune Vene propaganda, et külvata hirmu. Ma ei tea, ma reaalselt ei tea. Mitu päeva on meedias olnud pildid ligi 100 kilomeetrisest kolonnist, mis läheneb Kiievile ja samal ajal me oleme näinud videosid edukatest rünnakutest väiksemate kolonnide vastu. Et kas te sõjalise eksperdina olete aru saanud, et miks nad näiteks neid kurikuulsaid Türgi droone nende vastu ei kasuta? No droone kasutatakse kütusesisternide ja rongide vastu, see on palju efektiivsem.
aga selle kolonni vastu ei saa. Ukrainal on mõnevõrra õhuväge veel alles, aga selle rakendamine ei ole mõttekas, sest sel kolonnil on piisavalt tugev lähi- ja keskmaa õhutõrje. Ja võib-olla on selle kolonni eesmärk ka hoopiski välja kutsuda Ukraina poole vasturünnak, aga maastik seal ei ole selle teostamiseks sobiv ja see kolonn lihtsalt ei pääse edasi, sest Irpini Butša piirkonnas on 3 päeva peetud lahinguid, seal on sisuliselt purustatud soomukeid ridamisi ja ka lääne poolt Fastivi juurest ei ole läbimurret tulnud, nii et see kolonn lihtsalt ei pääse edasi. Seal ei ole mõtet enne rünnakule asuda, kui linn on sisse piiratud, et selline lühike puhtsõjaline ülevaade. No sissejuhatava ploki lõpetuseks, ma ei tea, keegi oskab ära selgitada, mida oodata ka Eesti õhuväe see on ta mingi tark ju. Lisaks Georgia ja kõige selle pasa juurde tulles siis, nagu ma aru sain, siis tegelikult on Vene väed ka Kasahstanis. Saate aru, Kasahstanis on ka Vene väed. Siin on ka mingisugune Russian, mingi mill-map, kus näitab ära, mis unitid neil kus kohas on. Мы это обнаружили, и россияне у нас Искандеры находились здесь на позиции, да? В районе Мозера. Нанесли удар по этим ракетам, по этим позициям. И после мы их уже больше не видели. Во время наступления россиян, вступления в Украину, мы уже эти позиции не видели. Вот поэтому я говорю, что да, были пуски с территории Беларуси. И рассказал те... Kas see tundub teile mees, kes on nõus sellega, mis toimub või? See on siuke mees või? Näete seda nägu või? Twitterit ma väga ei julge kerida, tead Twitteris wonder what this dude must have been thinking, what mess is this old man thinking of getting us into. Oh, yeah. Miks Ukraina ei ole siiamaani ära võetud Vene võimude poolt ja miks Ukrainal on nii hästi läinud siiamaani? Minu arvamus on see, et Vene luureinfo kui selline pani rämedalt puitu. Mida see sisuliselt tähendab? On see, et eeldati aasta 2014 pealt, et kõik laheneb nii lihtsalt praegu, nagu see lahenes 2014, ehk siis vastupanu on väike. Mina arvan, et Venemaa tegi mida? Venemaa tegi seda, et nad saatsid oma esimese, ma ei tea siis, mis see on, mingi bataljon või kes iganes või kuda nad seda kutsuvad, nad saatsid nad sügavale ette. Kui te vaatate kas või neid jooni, siis te näete seda, et nad proovisid tungida võimalikult sügavale ilma mingit kontakti üldse rebides. Nad sõitsid suurtest keskustest, enamasti sõitsid mööda, mis tähendab seda, et neil ei olnud isegi kavas neid suuri mingeid keskuseid hoida, vaid nad tahtsid lihtsalt oma sõjalise jõuga sinna sisse sõita. Ja nad eeldasid, et inimesed, mitte et annavad nagu alla, aga nad eeldasid, et inimesed ei taha sellega tegemist teha nagu. Need sõdurid, kes sinna sisse saadetigi sinna sisse eeldusega, et neid ei oota ees kontaktid ja reaalne all-out war. See tundub lihtsalt väga loogiline, vaadates seda, kuidas nad on liikunud, on punkt 1 ja punkt 2 on see, et vaadates, mis sõdureid nad seal kasutasid, seal on kas conscriptid, sisuliselt uued noored sõdurid või siis mingisugused vanad mehed, nagu, kelle varustus ei ole ka midagi erilist, nagu sinna reaalselt saadeti sisse mingisugused, sisuliselt siuksed mehed, kellest nagu nii-öelda Venemaal ei ole kahju nagu. Ja lihtsalt eeldatigi seda, et nad saadavad võimalikult sügaval ära ja tekitavad sinna mingisuguse, ma ei tea, liini ja siis tagant, kuna need esimesed vennad kontakti ei saa, siis nad tagant alles hakkavad tooma tagalat järgi.
kust ma seda kõike informatsiooni võtan? Ilmselgelt ma ei pannud seda kõike oma peaga kokku, vaid võtame jälle kurikuulsa Twitteri, kellel on alati õigus. Twitteril on alati õigus. See jätke endale meelde. Ja kui venelased saavad Ukraina kätte, siis sisuliselt me oleme ümber piiratud. Ainukesed kohad, kust meile saab keegi appi tulla, on üle mere. Saate aru, et kui pauk käib, sa ei jõua Tallinnast Tapalegi enne, kui venkud on Tapal sees. Nomidavit viskas €1, gäng rätätätätätätätätä. Ja see ei ole see, et ma ütlen, et Eesti on nii sitt ja Eesti on nii pask. Ma olen nõus Eesti eest kuuli saama, aga see, ma räägin praegu põhimõtetest ja sellest, nagu ma räägin nagu reaalsusest. Et need on asjad, millega me peame arvestama ja need on asjad nagu millegi pärast, ma ei saa aru, mingi meedia nagu mingi on vait ju, nagu muidu meedia kogu aeg propageerib, aga türa nahhu me Eestist ei räägi, me räägime mingi, Ukrainas mingi möll käib, vaata, aga nagu suurt pilti, halloo, keegi kuku, mitte keegi. Türa, miks putsi, ma tahan, et Herem ütleks mulle, ma tahan, et Herem tuleb türa täna mingi AK-s ja ütleb, et Isto, ära muretse, me saame hakkama. Ma olen full parakates reaalselt. Ma olen full parakates. Kaja Kallas võib mu paksu türa imeda. Kes see Kaja Kallas on? See vend ei tea mitte sittagi türa. See on mingi lambimutt, kes lihtsalt mingi lõksutab seal oma kuradi ambaid. Ta on mitte keegi türa. Ma ei usu teda. Ma ei usu. Ta ei ole relvagi elus käes hoidnud. Ma ei usu teda. Ma tahan, et Herem ütleks mulle midagi. Ja kus ma saan kindel olla, et Kaja või Herem räägib tõtt? Teate, miks te ei saa kindlad olla või? Mida sa roiskad? Teate, miks te ei saa kindlad olla või? Väga lihtne põhjus. Sellepärast, et nad ei taha, et tekiksid mingisugused rahutused või et inimesed kassiksid ära. Saate aru, nagu mina olen juba ära kassin. Imo võiks Petserimaa tagasi võtta samal ajal kui puit ja mine puit see ausalt. Aga kas oli teil nüüd juttu kohtumisel Johnson ja Stoltenbergiga mingitest konkreetsetest... Esiteks, mida vittu sa selle Petseriga teed? On punkt 1 ja punkt 2, türa, sa saad aru, mida see tähendab, kui me lähme türa midagi tagasi võtma või? Saad aru, et see on all out war? Aga lõplikud otsused tehakse kõik juunis ja sinnamaani siis käibki konsultatsioon erivate liitlastega, kes millega on valmis panustama. Easy win, türa, ausalt, lõpetage ära. Juuni on praegu olukord arvestades nagu mägedada kaugel. Ma ütlen, need olendid, ma ei tea, mis asjad need on. Tähendab, kelle vahel see sõda on, kui kõiki riike võitakse ühes samas kohast? Kas keegi oskab mulle selle ära seletada? Ongi väga palju juttu sellest, et kuna tänu koroonale Putakse asju üle salastama veel. Oota, mida vittu? See on reaalne või? Air traffic control, avoid area, there's a war on Air India. Leroy Jenkins! Ära Foogu, sa oled täielik hälvik. Sa ikkagi saad aru. Oi, plää. Saad aru, et Foogu on nii räige hälvik lihtsalt. Alaviiva Helbi viskas 1 subi. Vend saadab mulle siukse kirja. Anonymous. Anonymous, ta väidab, et ta on Anonymous, aga saad aru, ta vahetas oma nime ära, ta vahetas oma pildi ära, aga saad aru, et eelnevad postid, mis ta on mulle kirjutanud, ma näen ta nime ju, türa, ma näen ju kõike, mis ta on kirjutanud mulle, türa, ta on ikka täielik hälvik, ausalt. Saate aru, türa, ma pean siukeste inimestega rääkima mingi sõjateemadel ja sellest, et mis võib juhtuda ja mis võib edasi saada, saate aru? Ja need vennad isegi, oi vittu, ausalt. See vend isegi ei viitsinud uut kontot teha. Ta lihtsalt vahetas oma nime ära ja tõmbas kirja teele lihtsalt.